Täna kavatsen uurida 3 salajast tiiki, et loodetavasti püüda kinni kõik oletised, kes seal sees varitsevad. Aga see ei saa olema lihtne, sest igas tiigis elavad erinevat tüüpi kalad. Esimeses tiigis elavad äärmiselt haruldased kalad, keda sa tõenäoliselt pole kunagi varem näinud. Teises tiigis elavad röövkala, kes võivad kasvada kuni peaaegu 2 meetri pikkuseks. Ja kolmas tiik on täis ohtlikke ja surmavaid kalu. Seega peame nende püüdmisel olema äärmiselt ettevaatlikud. Aga enne kui me seda teha saame, las ma selgitan sulle, kuidas need kalad siia üldse sattusid. Näed, umbes 6 aega tagasi palusime oma tüdruksõbral ja ühel oma sõbral leida kõige hullumeelsemad kalad, mida nendesse tiikidesse panna. Ja lõpuks pärast mõnda nädalat on nad kulutanud üle $20,000, et need tiigid kaladega täita. Ja nüüd on aeg mul need kalad välja püüda. Nii et ma alustasin oma otsingut esimeses tiigis, mis oli täidetud haruldaste kaladega ja ei läinud kaua, kuni ma midagi kinni püüdsin. Tule nüüd, anna mulle midagi! Oh, ma sain kala! Helen, vaata seda! Ei või olla! See on tuur! See on nii äge! Meil on nüüd tuur! Need tüübid on üliharuldased ja nad kasvavad väga suureks, nii et paneme nad nüüd jahutisse ja jätkame. See esimene kala oli väga haruldane, aga mida edasi, seda pöörasemaks lähevad kalad, keda me püüame. Ja sa ei usu iial, mida ma viimasest tiigist leidsin. Aga praegu jätkasin ja mul õnnestus veel üks kala kinni püüda. Oh, meil on midagi veel! Vaata seda! See on arowana! Oh issand! Arowanad on ühed mul lemmikkaladest ja nad on üsna haruldased, aga mul on tunne, et siin on veel palju ägedamaid kalu. Aga see on tõesti lahe. Teine kala siiani. Paneme nad külmkasti ja jätkame. Kohe pärast seda märkasin veel üht, aga see oli albino. Kas see on veel üks arowana? Vaata seda! Oo jaa, saime ta kätte. See on albino arowana. Oh issand. Ma ei usu, et olen kunagi nii suurt näinud, kutid. See on nii lahe. See on kindlasti samm edasi võrreldus esimese aroanaga. Albinod on palju haruldasemad, nii et see on eriti äge. Milline ilus kala, kutid. Lissame ta koos teistega jahutisse ja jätkame uurimist. Läksin tagasi tiiki ja kohe püüdsin veel ühe kala. Oh, sain midagi! Vaata seda! Kas see on Oskar? Oh issand, on küll, aga see pole tavaline. Nagu näete, see on pikauimeline Oskar ja need tüübid on väga haruldased. Tegelikult olen ma varem ainult ühte sellist oma silmaga näinud, nii et see on väga lahe. Ja see on albino, mis teeb asja veelgi lahedamaks. Pärast seda jätkasime uurimist ja mul õnnestus veel üks kala püüda. Oh, mis see veel on? Sain midagi. Vaata seda, see on mingi angerjas. Mul pole aimugi, mis tüüpi angerjas see on, aga see on väga lahe. See näeb välja nagu mingi ogaline angerjas, aga see on tohutu. Ma pole kunagi nii suurt näinud. Praeguseks oleme püüdnud päris lahedaid kalu, aga kokku on nende väärtus ilmselt umbes $1000, nii et meil on veel pikk tee minna. Aga mida ma ei teadnud, oli see, et selles tiigis pole ainult kalu. Mis toimub? Miks siin kilpkonn on? Vaadake seda, kutid. See on albino pehme kilpkonn. Kas sa võtsid selle minu tiigist maja juurest? Meil on täpselt samasugune. Ei, see on teine. See maksis tegelikult umbes $500. $500 kilpkonna eest? Heed nalja vä? Ma mõtlen, ta on päris lahe. Vaatu, kui pikk ta kael on. Ma arvan, et üritab mind hammustada. Pärast seda läksin tagasi tiiki ja püüdsin seni kõige haruldasema kala. Oh issand, ei või olla. Helen, vaata seda, see on tigrinus säga. See on kindlasti üks maailma haruldasemaid säga. Me oleme neid varem vaid paar korda näinud ja kahjuks need, mis meil olid, on surnud. Nii et see on väga lahe. Saime veel ühe ja see on päris suur. Panime ta jahutisse ja kohe pärast seda püüdsime veel ühe kala. Ma tunnen midagi võrgus. Oh jaa, meil on midagi. Ei või olla. See on diskuskalakutid ja see on hiiglaslik. Ma pole kunagi nii suurt näinud. Ma arvan, et oleme varem ainult ühe püüdnud ja see polnud üldse nii suur, nii et see on väga lahe. Olgu, jahutisse sa lähed, sõber. Lähme tagasi tiiki ja vaatame, mida veel saame. Asjad hakkasid edenema ja ma püüdsin igas võrgus mitu kala. Oh issand, vaadake seda! Selles võrgus on 2 kala! Mõlemad on sägaliigid! See on kaelkirjaksäga ja see on vist granuloossus. Mõlemad on väga lahedad, me ei näe neid kalu just tihti, nii et see on äge. 2 kala ühes võrgus. Paneme nad jahutisse ja jätkame. Võtsin neile ühe kühvlitäie ja püüdsin midagi, mida ma pole kunagi varem püüdnud. Vaadake seda, see on vibukala. Nüüd ei paista see midagi erilist, aga nende kalade juures on lahe see, et nad suudavad suust vett välja pritsida, et puudelt saaki alla lüüa, nii et tegemist on päris ägedate kaladega. Kõigi nende kaladega, mis me siiani oleme püüdnud, oleme ilmselt umbes $2500 kandis. Ja nagu ma ütlesin, siin on üle $20,000 väärtuses kalu, nii et meil on veel palju minna.
proovime sellel pool, siia me pole veel läinud. Oh jah, meil on midagi. Mis see küll on? Issand, see on nagu vikerkaare värviline. See on midagi, mida ma pole kunagi varem näinud. Issand. No, ma arvan, et see peab siis haruldane olema, kui ma isegi ei tea, mis see on. Kas teie teate, mis see on? Jaa, see on Apagonisea. Apagonisega? Ma pole sellest isegi kuulnud. Ma läksin tagasi tiiki ja mul õnnestus midagi hullumeelset kinni püüda. See on veel üks tigrinuse säga. Issand, see on tõesti uskumatu. See on ilmselt $1000 ainult tigrinuse sägade eest. See on vinge. Nüüd on meil 2 tigrinuse säga. Lähme paneme nad koos teistega külmkasti ja jätkame uurimist. Ma jätkasin ja kalad läksid aina pöörasemaks. Ma tean, mis see on. Vaata, Helen, see on Wellsi säga. Otse siin. Need kalad kasvavad tohutuks ja on üks väheseid kalu maailmas, kes suudavad tegelikult inimesi süüa ja nagu näha, on sellel isendil albiinod. See teeb selle palju haruldasemaks ja palju kallimaks. Järgmine kala, mille ma püüdsin, oli seni üks haruldasemaid. Nii haruldane, et ma ei teadnudki, et see olemas on. Kas see on biššiir? Ma arvan, et on. Kuulge, biššiirid ei ole nii haruldased. Mida ta siin teeb? Ma vaatasin lähemalt ja sain aru, et see kala ei ole tavaline. Oodake, kas see on pika uimega biššiir? Ma ei teadnudki, et sellised olemas on. Vaadake seda! Vaadake, kui pikad tema uimed on! See on hullumeelne! Ta näeb tõesti välja nagu draakon. See on üliäge. Me just püüdsime kala, mille olemasolust mul polnud aimugid. See tähendab, et ta on üliharuldane. Paneme ta nüüd jahutisse ja jätkame. Võtsin teise võrgu ja mul õnnestus veel midagi püüda. Saime veel ühe kala! Me püüame siin tõesti igasse võrku kala. See on mingi pleko, aga ma ei tea, mis liiki. Nagu näha, on tal palju täppe, nii et ta pole kindlasti tavaline. Paneme ta nüüd jahutisse ja jätkame uurimist, et näha, mida veel leiame. Jah, saime ta kätte! Vaata seda! See on veel üks arovana! Mis see nüüd on? Meie 3. juba? Pärast seda on meil väike arovana armee. Seni oleme palju kalu püüdnud ja jahuti täitub kiiresti. Siiski oli tiigis veel palju kalu, nii et pidime jätkama. Siin on midagi! Vaata seda! See siin on kloun-nugakala. Nüüd võite mõelda, et kloun-nugakala pole ju nii haruldane. Ja see on tõsi, aga see pole tavaline isend. See on kuninglik kloun-nugakala ja tal on palju rohkem tätte kui tavaliselt. Nii et ma panin ta anumasse ja võtsin veel ühe küflitäie. Sain midagi! Vaata seda! See on veel üks albiino pehmekilpkon. Kuidas läheb, pisike? Issand, ta üritab mind hammustada! See on teine, kelle me siiani oleme kinni püüdnud. See on natuke oranžim kui esimene. See on nii äge! Need tegelased on nii armsad! Lähme siis edasi, paneme nad ämbrisse ja jätkame. See oli nüüd teine haruldane kilpkon, kelle ma siiani olen püüdnud. Aga see, mis ma järgmisena sain, oli veelgi pöörasem. Sain veel midagi! Vaata seda! See paistab olevat veel üks kilpkon. Issand! Ei ole võimalik! See ongi Fly-jõe kilpkon, kutid! See siin on maailma kõige haruldasem mageveekilpkon. Ma ei suuda seda praegu uskuda. Need tüübid on üliharuldased ja ülikallid. Ta on nii armas, issand. Ma olen alati tahtnud Fly-jõe kilpkonna, aga ma ei suuda kunagi õigustada nii palju raha selle peale kulutamist. Kui palju see maksis? Ainult 3 tonni. $3000 ühe neetud kilpkonna eest. Kas sa teed nalja? Huvitav fakt nende kilpkonnade kohta on see, et nad on natuke nagu merikilpkonnad ja nad ei vaja ellujäämiseks üldse maad. Nad on täielikult veeloomad. See on lihtsalt nii lahe. See on ilmselt seni kõige pöörasem leid. Lähme paneme ta nüüd jahutisse ja jätkame. Ma arvan, et sain veel ühe kala. Vaata seda! Mis see on? Issand, ei või olla! See on beebi MBU kerakala. Ma olen ainult korra varem ühte neist näinud. Nad on ülimalt haruldased. Ja nagu näha, see tegelane on alles väike beebi. See on nii armas. Ta paisub praegu üles. Me peame ta kiiresti jahutisse panema. Vabandust, sõber. Ma läksin tagasi tiiki ja mul õnnestus püüda veel üks ogakala, aga see oli palju suurem. See on aga teisest liigist. See on Fahaka ogakala ja sa ei taha, et see tegelane sind hammustaks. Vaata, kui suured tal hambad on. Pärast seda hakkasid asjad aeglustuma ja tiiki jäi vaid mõned kalad veel alles. Olgu, teeme siit veel ühe suure küflitäie. Sain jälle kala! Lõpuks ometi, kutid, sellest on tükk aega möödas. See on veel üks pikauimeline Oskar. See on väga lahe. Issand, raune! Olgu, paneme ta kiiresti jahutisse, enne kui ta tagasi tiiki hüppab. Kui ma ta jahutisse panin, võtsin teise võrgu ja mul õnnestus veel üks kala kinni püüda. Jah, mis see on? Issand, vaadake seda, kutid!
sest seal on Irvini säga. Nad on natukene nagu ripsaagid, aga nad ei kasva nii suureks, kui teil on ikkagi need hullult teravad ogad üle kogu keha. Ja me ei püüa neid eriti tihti, nii et see on väga lahe. Panin ta jahutisse. Ja järgmise võrguga püüdsin ma midagi täiesti ootamatut. Mis see küll on? Issand. See näeb välja nagu tulnukas. Kas see on lest? Issand, ma arvan, et on küll. Me oleme neid varem vaid paar korda näinud, aga need polnud üldse nii suured. Vaadake, kui hull see on. Tema silmad on siin, tal on väike suu, ta näeb tõesti välja nagu tulnukas. See on hullumeelne, see on täiesti uskumatu, kutid. Ma ei oodanud, et püüan täna mageveekogus lesta, aga nii läks. Paneme ta nüüd külmkasti ja jätkame otsinguid. Meil on midagi. See oli kummaline salapärane ka, mis tegi välja täpselt nagu leht. Kui sa tead, mis on, kirjuta kommentaaridesse alla. Aga see on päris lahe. Suur saak kohe siin. Tule nüüd, anna mulle midagi head. Ma näen midagi albiinot. Kas on veel üks kilpkon? Issand ongi, aga sellel pole pehmet kilpi. Ma arvan, et seda nimetatakse punakõrvkiilkonnaks, aga ma pole kunagi näinud albiinot. See peab olema väga haruldane. Panin ta ämbrisse ja jätkasin otsinguid. Uskumatu, saime veel ühe ogakala. Ma ei tea, mis liiki see on, ma pole sellist varem näinud. Kui te teate, mis liiki ogakala see on, kirjutage alla kommentaaridesse. Aga igal juhul paneme ta külmkasti ja jätkame. Võtsin teise võrgu ja mul õnnestus veel üks kala kinni püüda. Vaadake seda, see on veel üks kuninglik kloun-ogakala. Ja sellega asi ei piirdunud. Järgmise võrguga püüdsin selle. Issand. See on midagi teistsugust. Vaadake seda, see on suur punasaba säga hübriid. Meid on palju raskem leida kui tavalisi punasaba sägasid. Vaadake neid täppe tema peal, ta on ilus. Olgu, teeme siit ühe suure kühvlitäie. Ma pole selles nurgas eriti olnud. Tule nüüd, anna mulle midagi. Jaa, uskumatu. Saime veel ühe säga, aga seda nimetatakse tiigerlabida sägaks. Vaata tema kehamustrit. Kui me ta jahutisse panime, jätkus otsing ja tiigis oli ainult üks kala veel alles. Uskumatu, see on veel üks kerakala. Kui palju te neid siia panite? Tegelikult arvan, et see on viimane kala tiigis. Tõesti, see on viimane kala tiigis. Lähme, poisid! Viimane kala ja see on tohutu fahaka kerakala. See on nii hullumeelne, poisid. Me püüdsime esimeses tiigis nii palju haruldasi kalu ja kiltkonni, aga meil on veel 2 tiiki ees. Ja kalad lähevad ainult järjest hullumeelsemaks. Lähme nüüd teise tiiki ja vaatame, mida me sealt kätte saame. See on päris hirmus, poisid. Mul pole aimugi, mis siin sees elada võiks. Ainus viis teada saada on hakata võrguga püüdma. Nii et hakkame pihta. Issand, ma tundsin just midagi oma jalga tabamas. See tundus nagu suur kala. Ma tegin ühe tõmbe ja mul õnnestus see kinni püüda. Ma arvan, et sai midagi kätte. Ei ole võimalik. Rahune maha, sõber. Rahune. See on hiiglaslik punasaba säga. Issand, vaadake tema värve, kutid. Punasaba säga on tõesti minu lemmikkala. Milline täiuslik viis teise tiigi alustamiseks. Saime suure vana koletise. Panime ta suurde vanni ja siis võtsime veel ühe kühvlitäie. Ma arvan, et meil on midagi. Jah, seal on midagi sees. Mis see on? Pole võimalik. See on suur ripsa säga. Issand. Olgu, sõber, palun ära torka mind ogadega. Vaadake seda, kutid. See siin on ripsa säga ja nad näevad väga ürgsed välja. Ma mõtlen, vaadake neid terasid, mis jooksevad mööda tema selga alla. Sa ei taha selle vahele jääda. Ma arvan, et nüüd on meil kindel teadmine, et see tiik on koletisi täis. Loodetavasti saame veel mõne kätte. Ma arvan, et näen selles nurgas midagi suurt. Seal on midagi suurt. Ma arvan, et sain selle kätte. Issand, mis see veel on? Kas see on hai? Issand, sa ei öelnud mulle, et siin on haid. Me saime kätte hiiglasliku iriseeriva hai. See on üks suurimaid, mida ma kunagi näinud olen. Issand. See on tegelikult hullumeelne, kutid. 3. kala teises tiigis ja see on seni kõige suurem. Lisame ta nüüd vanni ja jätkame. Ma tunnen midagi. Issand, vaata seda. Seal sees on hiiglaslik kala. Ma arvan, et see on marmor aharasäga, kutid. Ja see on tõesti suur isend. See on nii ilus kala, kutid. Vaadake tema mustrit. Vaadake, kui pikad on tema vurrud ka. See on uskumatu. Tundub, et midagi võis teda seal rünnata. Teate, mida see tähendab? See võib tähendada, et tiigis on veel midagi temastki suuremat. Lisame selle tüübi nüüd vanni ja jätkame. Seni oleme püüdnud hulga suuri kalu, aga kõige suuremad kalad on ikka veel tiigis. Nii et jätkasin oma otsinguid.
Ossa püha, midagi suurt on siin. Ma näen vuntse. Ei ole võimalik. Ma arvan, et see on Aasia punasaba säga. Ma pole kunagi nii suurt näinud. See on hullumeelne. Need tüübid on erinevad neist, keda me tavaliselt püüame ja neid on väga raske leida, eriti nii suuri. Panin ta vanni ja juba järgmise võrguga püüdsin midagi muud. Mis toimub? See on suur klounuga kala. Ossa püha. Oota, kas see on kuninglik klounuga kala? Vaata, kui palju täppe tal on. Ei ole võimalik. Kust te selle leidsite? Ma olen alati tahtnud suurt kuninglikku klounuga kala ja nüüd on meil see olemas. Kohe pärast seda märkasin veel üht kala. Sain ta kätte. Ossa püha, see on suur haikutid, see on hullumeelne. Ta kiutas seal tiigis ringi ja meil õnnestus ta kinni püüda. Aga sama asi nagu selle marmorahaara puhul, tal on sabal hammustusjäljed. See ei ole hea, kutid. Midagi siin ründab kalu. Ja ainus viis teada saada, mis see on jätkata uurimist. Oh, ma näen midagi. Oh, issand. See on veel üks punase sabaga säga. See on natuke väiksem, aga ta on ikkagi suur. Oh, ta on äkiline. Okei, paneme su vanni, sõber. Ära muretse. Nii, vanni sa lähedki. Ma jätkasin uurimist ja lõpuks suutsin kinni püüda selle, mis kõiki kalu ründas. Ma tundsin midagi. Oo jah, see on suur vana paku. Need tüübid on täpselt nagu piraasiad. Neil on suured hambad ja sa ei taha, et ta sind hammustaks. Vaata neid hambaid. See on kindlasti see, kes kalu ründas. Need tüübid võivad tegelikult palju suuremaks kasvada kui see. Ta on alles väike beebi. Nad võivad kasvada üle 65 naela raskuseks ja üle 90 sentimeetri pikkuseks. Nii et ta vajab kindlasti suurt tiiki, kus elada. Ja see on ideaalne, sest hiljem selles videos paneme enamik neist koletiskaladest minu uhiuude tagaaiatiiki ja nad kasvavad sealt tohutuks. Ma arvan, et näen selles nurgas midagi tõeliselt suurt. Proovime nad kätte saada. 3, 2, 1. Oo, issand. Mis see on? See on koletislik sägakutid. See on kaugelt kõige suurem, mille me seni oleme püüdnud. See on tohutu punasaba ja tiiger labidanina sägahübriid. Tõmbame su sellest võrgust välja. Oh, issand. See on koletiskala-kutid. See on hullumeelne. Olgu, paneme ta vanni ja jätkame. Võtsin veel ühe kühvlitäie ja sain jälle kala. Meil on veel üks punasaba säga. Sa teed nalja. Mis see on? Meie 3. juba. Mis toimub, väike mees? Oh, ta räägib ka. Nad on nii armsad. Kuula neid hääli, mida ta teeb. See on natuke väiksem kui need 12, kelle me püüdsime, aga ühel päeval kasvab üle 6 jala pikkuseks. See on hullumeelne, kutid. Vaadake neid koletiskalu, kelle me juba kätte oleme saanud. Kas te teate, kui palju neid veel seal sees on? Ma arvan, et seal on ainult üks veel. Üks veel? Hästi. Noh, läheme tagasi tiiki ja vaatame, kas saame nad kätte. Vesi oli nii sogane ja see viimane kala võis olla ükskõik kus. Ja ma hakkasin juba arvama, et ma ei püüagi teda kinni. Aga siis juhtus äkki see. Oo jää. Oo, me saime ta kätte. Vaata seda. See on veel üks ripsa saehaid. See on palju suurem kui esimene. Vaata neid ogasid tema kehal. Need on tõesti nii teravad. Sa näed tegelikult, mida esimene mu käega tegi. Just siin. Ta lõikas mu täiesti lahti. Nii et peame selle kutiga eriti ettevaatlikud olema. Paneme ta vanni ja tead, mida see tähendab? Nüüd on aeg minna 3. ja viimasesse tiiki ning vaadata, millised ohtlikud ja surmavad kalad seal varitsevad. Mul on tunne, et see saab olema kõige pöörasem tiik siiani. Otsustasin alustada sellega, et kontrollin seda kalapüünist, mille ma täna varem siia panin. Meil on siin änder, hakkame seda püünist kontrollima. See on siin mõned tunnid seisnud, loodetavasti püüdsime midagi pöörast. 3, 2, 1. Oo, issand. Meil on siin tegelikult palju kalu. Kas need on kuntšisäga? Ei või olla. Ma näen siin vähemalt 3 kuntšisäga. Mis need on? Oh, issand. Meil on ka vampiirkalu. Vaadake seda, kutid. See on vampiirkala. Neil on tohutud hambad. Nad on kindlasti ohtlikud. Paneme ta ämbrisse. Siin on veel üks. See on palju suurem. Tal on suured vanad hambad. Ma panin ta ämbrisse ja siis märkasin kuntšisäga. Nad on väikesed beebid. Need on kõige väiksemad kuntšisäga, keda ma kunagi näinud olen. Kui sa mõtled, miks need pisikesed kalad on selles surmavalt ohtlikus tiigis, siis tegelikult võivad need kalad kasvada kuni 4 meetri pikkuseks ja on tuntud selle poolest, et nad söövad inimesi. Nii et jah, ma ütleksin, et nad on üsna ohtlikud. Saime ühe kätte ja ma arvan, et siin on veel paar tükki. Oo jaa, vaata seda! Saime veel 2. Kokku on 3 kuntšisäga. Siin te olete, kutid. Ma ütleksin, et kalapüünis oli kindlasti edukas, kuid selles tiigis on veel kalu, nii et me peame sisse minema, võrguga ringi käima ja vaatama, mida me kätte saame.
siin sees olla on natuke riskantne, sest siin ongi need ohtlikud ja surmavad kalad, nii et me peame kindlasti väga ettevaatlikud olema. Nonii, anna mulle midagi head. Oh, mis see on? Oissand, ei või olla. See on veel üks kuntsisäga. Kas te viskasite siia terve kuntsisägade perekonna või? Võib-olla. No, ma arvan, et on ainult üks viis teada saada ja see on jätkata. Paneme selle tüübi ämbrisse. Võtsin veel ühe kühvlitäie ja mul õnnestus midagi muud kinni püüda. Mis see on? Oh, ei või olla. See on veel üks vampiirkala. See on juba meie 3. Huvitav fakt nende tüüpide kohta on see, et kui nad suureks kasvavad, võivad nende hambad siin olla kuni 5 sentimeetri pikkused, nii et võib kindlalt öelda, et sa kindlasti ei taha sellelt tüübilt hammustada saada. Tule nüüd! Oh! Kuule, sa teed nalja! See on jälle üks kuntsisäga. Kui palju te neid siia panite? See on natuke suurem, aga ikkagi. Mis see nüüd on? Meie 5. või 6. kuntsisäga? See on tegelikult hullumeelne. Kõigi nende kuntsisägade püüdmine oli tegelikult väga lahe. Aga kui me jätkame selle tiigi uurimist, siis kohtame palju pöörasemaid kalu. Asjad hakkasid edenema ja ma püüdsin igas võrgus mitu kala. Oh, siin on 2 kala ja mis sa arvad? See on vampiirkala ja kuunš. Meil saab pärast seda olema lausa kuunši armee. Lihtsalt jätka võrguga püüdmist. Seal sees on midagi pöörast. Sulle hakkab see meeldima. Tõesti? Aga ole ettevaatlik. See ei pruugi sind hammustada. See ei pruugi mind hammustada. Võib-olla ei hammusta, aga võib-olla hammustab. Oh jumal, olgu. Võtsin veel ühe kühvlitäie ja sa ei usu iialgi, mida ma kätte sain. Pole võimalik. Pole võimalik. Pole võimalik. Pole võimalik. See seal on plaatina kuntsisäga. Mees, päriselt vä? Ma olen ainult ühte varem näinud ja see maksis umbes $5000. Te kulutasite selle peale $5000, kas pole? See oli 6000. See on tegelikult hullumeelne. See on kaugelt kõige haruldasem kala, mida ma kunagi näinud olen. Need tüübid on üliharuldased. Ma olen nii üllatunud, et te ühe sellise leidsite. See kala tähendab mulle väga palju, kutid. Mul on varem üks olnud ja kahjuks tappis üks mu teistest kaladest selle ära ning ma ei arvanud kunagi, et ma veel ühte näen. Nii et aitäh teile, et te selle mulle ostsite, isegi kui see maksis $6000. See on palju raha. See peab olema see hull kala, millest sa rääkisid, eks? Ei, läheb veel hullemaks. Sa teed nalja praegu. See ei ole siin kõige hullem kala. Ma mõtlen, sa oled lähemal, aga mitte päris. Okei, no, ma arvan, et paneme selle tüübi ämbrisse ja jätkame otsinguid, et leida midagi veel hullemat kui see siin. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga proovime teada saada. See on hullumeelne. Ma jätkasin ja lõpuks sattusin selle kala peale, millest nad rääkisid. Ja see oli kaugelt kõige hullumeelsem kala, mida ma kunagi näinud olen. Oh, issand, Trey, mul on midagi sellest veel suuremat, mees. Oh, see on raske. Kas see on see hull kala, millest sa räägid? Oh yeah. Oh jumal, okei. Siin sees on midagi suurt, midagi hullumeelset. Kuidagi veel hullem kui plaatinkuunš. Ma ei tea, ma otsustan selle üle ise. Valmis? Ma lihtsalt proovin üles tõsta, mis iganes see ka poleks. Oh, issand, see on suur. Kuule, see on suur. Oled valmis? Oh, ei või olla. Ma arvan, et ma tean, mis see on, mees. Ei või olla. Hakkame pihta. Oh, issand. Mees, sa teed vist nalja. Vaata selle kuntsisäga suurust. Ma ei suuda seda praegu uskuda. Ma pole kunagi nii suurt näinud, kutid. Mees, sa ei teinud nalja. See on palju pöörasem. Mees, kui palju see maksis? 5000. Bro, nüüd ma saan aru, kuidas te kutid sellele üle $20,000 kulutasite. Need koletised kasvavad 13 jala pikkuseks. Aga nii suurt leida on väga haruldane. Vaata neid hambaid seal üleval. Sa ei taha, et see tüüp sind hammustaks. Noh, kutid, nüüd oleme ametlikult ühe sammu võrra lähemal maailmas suurima lemmiklooma kala omamisele. Ja nüüd, kui me lõpuks kõik kalad ja kilpkonnad tiikidest välja tõstsime, panen ma mõned neist oma täiesti uude tiiki, kus neist saavad tõelised koletised. Ja alustame siin selle albiino mageveehaiga. Olgu, esimene läheb sisse. Sealt ta läheb! See on nii lahe, kutid! Ma olen nii elevil, et kõik kalad on siin sees. See saab olema nii äge. Ma otsustasin ka mõned punase sabaga säga siia panna. Olgu, esimene läheb sisse. Näeme, sõber! Ja siin läheb teine. Näeme teid, kui olete 6 jalga pikad. Ja viimane kala, mille täna tiiki lisame, on see paku. Seal ta läheb. Kui tahate näha, kuidas ma kõik teised kalad, mis mul on siia tiiki panen, siis olge valmis järgmiseks videoks. Aga praegu loodan, et teile meeldis see video. Pange like, tellige kanal, näeme järgmises videos. Olge tublid!